Meie peade kohal mitmete sadade kilomeetrite kõrgusel lendavad sajad ja sajad satelliidid. Osad neist jälgivad ka üsna pingsalt Eestis toimuvat ning võivad seeläbi meile kasulikud olla. Just hiljaaegu on tsiviilkasutusse järjest rohkem satelliidipilte läinud. Et seni varem on see olnud niimoodi sõjaväelaste kasutada, et ärme kellelegi näitame. Et see on kaunis uus asi ja ma arvan, et lihtsalt inimesed ei tea. Meil merevood on vabad, nii võimsalt kohavad. Ja kodupinna metsad neil vastu kajavad. Praeguse aja suurim uudisteema on seotud üleujutustega. Seetõttu peaks Regios väljatöötamisel olev süsteem inimestele eriti korda minema. Euroopa kosmoseagentuurilt saadavate satelliidipiltide järgi pannakse üsna täpselt paika Eestimaa pinnal olevad üleujutatud alad. Ja see nähtav pilt ei ole mitte tavaline kosmosest tehtud foto, vaid radari kiirte abil maapinna kompimise tulemus. Just, kiirtega on pommitatud ja siis on tagasi peegeldumist on mõõdetud. Et näha, kus on vesi. Just, et näha, kus on vesi. Et veega kaetud alad on väga hästi näha. Näiteks siin on see Emajõe ala, et originaalis Emajõgi peaks siin kaunis kitsast riip olema. Aga nüüd üleujutus seisukorras on ta läinud paisunud väga-väga suureks. Regio spetsialistid panevad satelliidilt saadud info enda kaardile ja nii on see arusaadav kõigile, kes internetist infot otsivad. Kas on aga tegemist vaid tavainimesele mõeldud meelelahutusega või saaks ka riik sellest kasu? Tegelikult me juba olemegi aktiivselt suhelnud päästekeskuse inimestega ja neil on ka need prooviandmed käes. Et me tulevikus võimegi jõuda operatiivteenuse arendamiseni. Ja miks mitte siis seda ka väljapoole eksportida ja Eestile maksutulu teenida.